et kas, ma ei tea, kas sul on mingid maksu erisoodustused või miski, mis sind nagu privilegeerib? Tead, niimoodi avalikus pildis ei ole, et ma ei ole niimoodi, et nagu võib-olla ma siin ei taha kedagi välja hügata, aga mõnel influenceril täna on, et ta läheb ja saab, ma ei tea, sõidab tutika autoga salongist välja. Mul täna veel selliseid asju pole juhtunud. Aga küll on olnud olukordi, kus teinekord inimesed toetavad ka üllatavate asjadega või siis on see, et sul on keegi tuttav, kes sind toetab. Aga see ei ole päris nagu sama kontekst, mis tihtipeale naisterahvaste nagu sellise viisi nagu toimib. Jah, et kui me vaatame nagu käsitlust tänapäeva lääne ühiskonnast, õelast, türannikust, patriarhaadist, eks ole, siis no ma nagu ei ole kohanud, et mingisuguseid suuri privileege nagu meestel oleks süsteemi vaatevinklist. Et koolisüsteemis pigem läheb naistel paremini ja ütleme, enamus õpetajad on naisterahvad alates põhimõtteliselt sõimest kuni keskkooli lõpuni, eks ju. Ja kunagi see tegelikult ei olnud nii. Esimese Eesti ajal oli meeste õpetajate osakaal üle 50% ja see on põhimõtteliselt 3 korda kahanenud tänase päevaga. Nii et... Mis see ütleb siis nagu? See on lihtsalt kummaline, et üks türanlik patriarhaat siis võiks niimoodi käituda, luua üles süsteemi, kuidas siis põhimõtteliselt kõik koolitada naisterahvad. Ja kui sealt siis tulevad türannid välja, siis tekib küsimus, mida te naised teete nende meestega selles. Et see on niisugune väga kuidagi ebaloogiline, ütleme nii. See on üldse, kui tänast pilti vaadata ka, mõtlen, et vaadata mingit terapeute või coach'i, siis kui palju on mehi nagu näpu täisena või käe täisena. Aga jälle tegi küsimused taustale, et mis see siis nagu ütleb põhjus on, et kas siis mehed on loodud loomuomaste omaduste alusel tegemaks midagi muud või lihtsalt ongi see, et on lihtsalt kuidagi suunatud meid täiesti erinevates kohtadesse, et tegelikult oleks võinud vabalt juhtuda ka see ju, et täna on üle. See on väga huvitav küsimus, et kas see on taotluslik või see on mingi loomulik asjade käik, et naisterahvad tahavad rohkem õpetajaks minna. Ma ei kujuta ette. Väga huvitav. Ma ise püüan nagu mõelda oma kooli ajale tagasi, ma ülikooli selle käinud, eks ole, aga kooli ajale meesõpetajaid oli tõesti vähe. Kehaline kasvatus ja nagu sa siin raamas mainid ka, siis tööõpetusõpetaja, puidutööõpetaja ja võib-olla mingi üksik kuskilt ajalugu või mingi jooksis sisse läbi kuskilt. Aga enamus on naised olnud ja mõtlen, et kui nende asemel oleks olnud kõik meesõpetajad või dominantsed meesõpetajad, tead, ma mõnes mõttes vist julgen täna öelda, et ma ei tea, kas mul oleks nagu meeldinud, see mu klassijuhataja oli mees viimased 3 aastat gümnaasiumis. Oli tegelikult päris äge kogemus teistmoodi, aga kas ma oleks tahtnud, et kõik õpetajad oleks mehed? Kurat, ma ei kujuta ette sellist asja ka nagu ei kujuta ette. Kindlasti mitte kõik. Ma arvan, et võib-olla on väga hea, kui nad on naisterahvad algklassides. Ja siis mingisugusest vanusest võiks rohkem tulla maskuliinsest nagu nooti juurde. Siis me tegelikult kohtame seda ju, mõttes on huvitav, et see kooli era või ajast on nagu üks etapp on ja kui me tegelikult lähme, ja see ei ole mitte kuidagi halvustavad naiste suunas, aga kui me lähme nüüd tööpositsioonide karjääri tegema, siis enamus ülemused ja tippjuhid on mehed. Täna jah, ilmub juba rohkem pilti ka naisi, kes teevad karjääri, see on nagu normaalseks muutunud ja mul oli midagi see vastu jumala eest. Aga see on lihtsalt huvitav, et seal enamus töökohtades ikkagi korporatiivsel tasandil on enamus juhid ikkagi mehed ja seal on see kaalukaust nagu tohutult kallutatud. Ja siis naised peavad kohanema jällegi sellega, et su juht või sinu nii-öelda õpetaja tolle ametipositsioonil on konkreetselt meesterahvas, kes on võib-olla dominantsem ja jõulisem ja mis iganes veel. See ei tähenda, et ta halb on, aga ta on dominantsem, ta on ikkagi mees, ta on jõulisem. Et kohati nagu tundub, et see shift tajub mingis vanuses ära, ühiskondlikult ka ja enda see samamoodi. No räägitakse ka, et naised saavad mingi hetk aru, et nad tegelikult ikkagi väga ei taha mingisugust tohutut karjääri teha, et pigem lähevad siis ema rolli või mingit tohutut vastutust, et et need on huvitavad nagu teemad ja panevad nagu tõesti mõtlema mingite hoopis teistsugust nurkad alla. Sa enne mainisid seda peegeldust ühiskondlikule poole ka, ma tegelikult tahaks tuua paralleeli nagu selle raamatule, sest ma ise ütlesin ka sulle täna sama asja, et mulle tundub,
et see raamat on ühtipidi meelelahutuslik, teda võib võtta kui meelelahutusliku teosena, ma loen lihtsalt läbi ja vaatan ahaha, issand, kui hästi kirjutatud, ajas naerma, issand, kui jubed asjad või et üldse meeldib. Ütleme, et kogenud inimesele ta on pigem nagu meelelahutuslik või meeltuletus on ju. Aga tegelikult on siin ju palju sügavam sõnum. Just nagu peegelduse mõttes ka, kes tahab päriselt aru saada, mida on üritatud siin öelda selle raamatu jooksul, siis tegelikult on sõnumid nii meestele kui naistele. Kahtlemata, jah. Et ma arvan, et kõige kasulikum võikski olla pigem noorele mehele. Et võib-olla seal kuskil vanus 18-25, ütleme. Aga miks just neile? Sest et nad tulevadki meie haridussüsteemist välja enam-vähem. 12 aastat on kuulanud naiste juttu, eks ju, naiste kohta. Ehk siis, ütleme, klassi niisuguses ruumis on ju ka, kui sul on ainult naisterahvad ümber ja nad proovivad siis modereerida seda omavahelist mingisugust käitumist või tülisid või siis seal ikkagi tegelikult on niisugune läbiv sõnum, et naisterahvast, tütarlastele tuleb, eks ju, anda eesõigus ja kõik niisugune nagu väga õrn ja niisugune nunnu lähenemine, eks ole. Et mis tegelikult loob niisuguse viisaka ontliku meesterahva, kes saab käitumishinda viia ja hoolsuse, aga kui ta siis kooli lõpetab, on ju, ja nagu päris ellu hakkab nagu minema, siis tihti niisugused lähenemised enam ei toimi. Ja siis olekski võib-olla hea lugeda nagu üks niisugune fraseoloogia läbi. Ütleme, et kust sellised hoiakud tulevad, on ju. Ja mis tegelikult, ütleme, nii-öelda annab tulemusi. Et see on see. Aga mis ta oma sõnumine nagu siis on? Meestele, mainisid mehed 18-25 eluaast, ütleme sellise viisil üks nagu sihtgrupp, eks ole, kes võiks seda lugeda, on ju. Et kas ta on siis meestele nagu hoiatusena, õpetliku kohana või nagu sellisena juhtivana guidance nii-öelda, kui tuleb selline lause või sellised laused sellisel viisil või sarnase sõnastusega, siis nüüd sa oskad sellega paremini toime tulla või mis see õppetund selle raamatu lugemisel siis sellises vanusele mehele tegelikult olla võiks? Kahtlemata jah, õpetlik. Et ütleme siis 40-aastased kogemused inimesel, kes on, ütleme, alles 20-aastane. Et pole veel nii palju elu näinud, pole nii palju suhteid olnud, eks ju. Ja siis saab niisugust karmi reaalsust. Kerge jäätünn selga ja saab ennast... Aga see kulub ära. Just. Et tegelikult ma mõtlen enda peale, kui ma lõpetasin kooli, eks ju, 18. Alles siis hakkas pihta põhimõtteliselt see nagu reaalne õping, et täiendkoolitused, nagu ma raamatus ütlen, et igasugused suhted siis hakkasid alles õpetama, et mis tegelikult on naine ja millest ta lähtub ja kõik see. Et sinnamaani oli kõik ikkagi naise õpetus naiste kohta. Ja kui see koolisüsteemis mõtled, millest lähtub üks õpetajaks, kui tal on seal pool klassi on poisid, et nad oleksid võimalikult rahulikud, vaikselt ja see 2 tundi, vaosõitud ja selline režiim on sul 12 aastat, see jätab oma jäljena, taest tahtmata. Nii et jah, ta võib täiesti vabalt teha seda, mul tekkis ka paralleel, et ma ei ütle, see nii on, nagu ma ütlen nagu fakti, aga ma tegelikult ei mõtle seda faktina, aga mul korraks pähe mõte, et koolisüsteem võib teha meestest tuflialuseid teinekord läbi selle, et see nagu selline, ongi see koht, et kuidas nagu siis olla. Et teistpidi see on okei, see mõttes ju pead ju ka tegelikult arvestama, see ei ole üksi siin maailmas õnne, sa peadki arvestama ju tegelikult teistsuguse inimeste tüüpidega, meeste, naiste, tüdrukute, poistega, et aru saada selle koha pealt, aga mingi koha pealt tundub, et see lõpuks võib osutuda selle koha peal, et sa tegelikult ei oska enam täiskasvanu eas üldse nagu toime tulla nagu naiste seltskonnas. Kipub nii olema. Aga me vaatame nagu... Vaata, kui sa mõtled ise kooli ajal tagasi, et seal oli ju nagu pahasid poisse ka, kes väga hästi ei kuulanud õpetaja sõna. Kuidas neil läks? Nad olid tihti palju populaarsemad. Jah, olid. Ja, ma ise olin ka mingis vanusesse, aga siis mingi hetk sain aru, et ma ei taha enam olla see. Aga need olid populaarsemad. Millest see märk on, et mis siis tegelikult on atraktiivne. Ega kui me räägime nüüd perspektiivide paralleelist, siis ütleme naiste kohta, siis tegelikult see raamat on ju ka mõnes mõttes hea wake-up call, potentsiaalne wake-up call ka naisele endale, mingis vanuses naisele. Täitsa üllatav, kui hästi see on naistele meeldinud osadele. Pigem natukene küpsematele, küll.
aga siiski ma arvasin, et seal on nagu nulltolerants, on ju. Et ainult meestele võib see meeldida, aga täitsa head tagasisidet tult sealt poolt ka. Ma reaalselt tahaks nagu näha, kui sa vabalt võiks teha selliseid videosid raamatust, et sa paned naised lugema neid lauseid. Noh, siis see, mida ütlevad ja siis siin on sul antud ka välja kohe mõttekriipsuna siis see mõtteedastus, mida see tähendada võiks, mõnikord pikem, mõnikord lühem ja siis tuleb sulle enda nii-öelda mõtestatus see raamatus. Et hästi kisud üles ehitatud raamat, sisu mõttes saab kohe aru, kes mida räägib, on ju. Aga naised võiks lugeda kaamera ees ja siis nende reaktsiooni nagu tabada, et see õnneks nagu nii kiht selline viral videode seeria või saaga nagu kontseptsioon. Ja mõte, jah. Väga ootan reaktsioone ise ka tagasisidet. Aga tuleme selle juurde, et mida sa pead silmas ibal, sest ma kujutan ette, et see sõna iba juba iseenesest, et naise iba käsiraamat, see põhimõtteliselt ütleb ilma, kui ma vaatan ainult kaane peale raamatut üldse lahti ei tee, mis tõenäoliselt väga palju hakkab juhtuma, siis sa saad aru sellest, et kuradi Mihkel on M, solvab kõiki naisi, paneb kõik ühte patta ja teeb meid maha. Et minu jutt on iba, naise jutt on iba. See tegelikult ei ole nagu otseselt sellena mõeldud. Jah, siin on lauseid nii naise kui mehe poolt, mis on sellised, mida tegelikult tuleks defineerida ja lahti mõtestada, nagu sa ka teed, et paremini aru saades, need ongi mõne mõttes kelbase iba. Keeru jutt, udujutt on ju nii-öelda ümber nurga räägitakse. Aga mida sa pead silmas sellele, kui sa oled pannud pealkirjaks iba ja mida see iba tegelikult sinu jaoks tähendab? Defineeri iba. Iba on esiteks väga ilus sõna. Hea kõla, kiire, lühike. Armas. Mis ta sisuliselt on? Manipuleeriv keel, mis siis võib olla testiv, eksitav. Tahab siis midagi saavutada läbi siis kas vihjete või nagu mingisuguste pooltõdede ja niisuguse varjatud jutu. Sisuliselt need on need, meeste ibast ma räägin ka, see on palju primitiivsem keel, eks ole. Ja vajab vähem tõlgendamist mõnikord. Naised saavad sellest väga hästi aru, kui hakkab tulema mingisugune jama, siis meestel ei ole mingisuguseid suuri tagamõtteid. Et nad niimoodi ei testi, ei manipuleeri, vaid pigem nagu proovivad midagi varjata. Seetõttu on ka seda väga lihtne tuvastada. Aga naiste keelega on natuke keerulisem. Mulle meeldis, sa kirjutasid siin raamatus kohe täitsa alguses on siin nagu selline küsimus ja vastuste voorin, et sa paned ennast lugejate seisukorda ja üritad küsida küsimusi, mis panevad sinu nii-öelda kredibiilsuse või selle raamatu autoriks olemise nii-öelda küsimärgi. Ja, ma sain neid siis kirjutamise faasis juba nagu natuke testisin ja siis ma nägin, et mida need hakkasid väga-väga sarnaselt korduma. Jaa, väga huvitav ja mind tabas kohe see koht, et sa siin... Epp Kärsin küsis ka, et ütle nüüd ausalt, sa ju vihkad naisi, eks ole. Aga see oli puhtalt siis nagu selle pealkirja baasil. Okei. Et huvitav on nagu see, et sa tood välja siin sellise pointi, et see raamat räägib väga palju naisest, kes on üle keskmise ilusam, me räägime nüüd ühiskondlikest standarditest, neid standardid võib-olla palju, aga mingi skaala on, et on palliskaala seal lõpu poole, kelle ümber tiirleb tohutud palju mehi või on tiirenud tohutud palju mehi või kes on lihtsalt nagu seltskonnas väga-väga tähelepanu saab ja sükke, ilus naine nii-öelda. 7-10 siis. Ja siis, et põhimõtteliselt see raamat räägib nende salakeelest siis enne. Mitte ainult, aga lihtsalt nad kasutavad rohkem seda. Ja nad testivad rohkem. Neil on ühesõnaga järjekord ukse taga ja siis on ka nagu elu õpetanud, et tuleb nagu natuke rohkem siin sorteerida vaeva näha ja siis ütleme siis, kellel ei ole suurt valikut, siis ta ei testi ka, võtab selle, mis nii-öelda elu pakub. Mul on selle küsimusele teine täiend küsimus ka, mida sa võib-olla tead, ei mäletaks, ma sulle selle kirja panin sinna, aga meie jutt ka praegu viibi nagu edasi seda küsimust, et me rääkisime enne pahadest poistest ja headest poistest. Mina olen oma elus võrdlemisi olnud see hea poiss, kukupai ja vahepeal olen pätti teinud ka, eks igal poisil on mingi etapp, kus ta ühel või vähemal viisil või rohkem vähemal viisil natukene teeb siukest pätti asja kaasa, aga ma ei ole nagu seda teed kunagi läinud ja ei ole aru saanud sellest lõpuks enam. Ja ma olen saanud seda friend zone'i nagu sitaks ja see on tohutult haiget teinud. Ja mitte mul enam täna sellest trauma oleks, aga lihtsalt näen, et see mulle väga palju haiget teinud noorena. Ja ma ei mõistnud kunagi, et miks tüdrukud ei taha mind, kui ma olen nii safe, turvaline ja tegelikult ma olen see isa, keda sa tahad oma lastele, tõenäoliselt. Aga et noorena sa ei mõtle selle peale, sest et sul on ju
lapse saamine siin ju sitaks aega, on ju. Ja nüüd, kuidas on nüüd naistega? Mis sa arvad? Kui me vaatame nüüd, räägime korraks nüüd naistest ja kõik, kes kuulavad, vaatavad, palun kommenteerige või kirjutage kuskile, kui tahate midagi jagada, see on väga oodatud terve arutelu. Mis sa arvad, Mihkel? Kumb on parem naise materjal ja kuidas me nüüd seda defineerime? Kas on naine, kes on siis see pilt ilus, kelle ümber tiirleb mesilas mummudena meeste armee? Või on naine, kes on ka ilus, aga ta ei ole võib-olla nüüd siis nagu see modell ilus, aga ta on täpselt see ema pikaajalise suhte materjal, kellest võib-olla ka väga palju mehed unistavad, nii nagu vastupidised ka meeste osas enne. Olenebki, mida sa otsid, on ju. Mida sa otsid? Kes see parem naine on siis? Kui sa räägid praegu, et keda võtta endale laste emaks. Täna ma kindlasti võtaks kedagi, kes on mingisugune, ütleme väärtuspõhine, kui on tugevad moraalid, hea tüdruk nii-öelda, versus see, kui minna, nooremana minnakse ikkagi nagu välimuse järgi. Et võib olla see armumine on seal tugevam, eks ole. Aga see absoluutselt ei garanteeri, et te sobite või et seal on mingisugune jätkusuutlikkus. Nii et kindlasti selline, kuidas öelda, kõlab halvasti, aga teha kompromiss välimuse koha pealt. Võtta keegi armas ja hea pigem. Kindlasti, kui sa tahad midagi nagu pikaajalist luua, ütleme. Huvitav, kas ma eksin või me eksime praegu, kui ma julgen öelda seda ka, et need samad piltilused naised, toome näite, keda me praegu siin kirjeldame üleval pool skaalas. Nemad ju mingid ka tõenäoliselt osa neist tahavad maha rahuneda ja tegelikult stabiilset suhet ja lõpuks ka võib-olla järglasi saada. Kas nemad teevad nüüd siis hiljem selle valiku hea poisi suunas, mis iganes finantsilistel või turvalisuse või põhjustel pigistavad silma kinni öelda siis selle välimuse koha pealt samamoodi või nad pigem lähevad ikkagi paha poisi teed ja ei muuda seda mustrit või enda harjumuspärasust või meeldivust? Mis sa arvad? Kindlasti seal kusagil pärast 30 tahavad nad ka nüüd aitab, nüüd ma hakkan heaks. Et selles mõttes nüüd ma tahan midagi rahulikku ja stabiilset, et lihtsalt siis enam ei ole nagu nii suur valik. Kui oleks olnud kunagi, sest et hiljem ju tegelikult ei taha see hea poiss ka enam võib-olla mingisuguse suure läbisõiduga kaunitari, kes on hakanud närtsima. Nii et maksab kätte hiljem. See lihtsalt on huvitav nagu ühiskondlik nagu vaatevinkel, et teistpidi võiks siis olla nagu see justkui nagu hoiatus sõnum noortele poistele, võib-olla kes on koolis just minusugustele, kes olid, et tead ära lase pead noor Kris, kui sind võib-olla need kõige ilusamad tüdrukud kohe ei taha, mitte ma kõigile järgi jooksin, aga mõni üksik oli, kes meeldis ja ta meeldis väga paljudele. Aga et ära muretse, et sul on 15 aastat pärast lootust võib-olla. Küpse rahulikult. Et küpse rahulikult on, et sa saad oma revenge'i nii-öelda kunagi. Aga siis teistpidi naistele saab ka soovitada noorele tüdrukule siis, et aga vaata, see on see, mul tekib see koht, aga ei saa ju öelda, sest et seal on see puhas toores primitiivne iha tõmme nende pätipoiste välimuse suunas noor tüdruk. Ma arvan, et tihtipeale enamus võib-olla ei mõtle selle peale, et 15 aasta pärast, võt näed, see klassivend oleks jube hea isa või mu mees. Ta ei mõtle sellele. Tõenäoliselt mitte, jah. Siis noorena ei mõtle üldse, jah. Kas see ei ole mitte huvitav paradoks tegelikult siin maailmas minu meelest just see koht, et me tegelikult eirame mingis vanuses ühte, lõpuks läheme ikka selle juurde, aga et kui retsilt tegelikult domineerivad või kontrollivad meie emotsioonid, eluetapid, hormoonid, ühiskond ja kõik seda. Instiktid ka, eks. Instiktid, et nooremana on nagu raskem üle olla instinktidest ja olla moraalne. Hiljem, eks ju natukene mõistuse roll nagu kasvab ja kogemused ja kõik. Päris huvitav. Ma teen veel kord selle meeltuletuse ka, et meil on loosimine, kirjuta kommentaar, aitab Ibast ja pane like videole, pane like Mihklile Instagrami ja osaled raamatu loosimises ja kui sa ei suuda ära oodata raamatu loosimist, siis palun mine mihkelsurva.org oli nii, ja kasuta koodi kala ja saad see raamatu endale soodsamalt. Nii, aga enne kui me jätkame sinuga, Mihkel, ma tegelikult, mul on igale saatekülalisega kingitused. Sul kingitused meeldivad? Ikka. Mul ikka, kellele meeldiks,
meil on saate sponsoreid, neid on üksjagu ja neid tuleb juba järgmistes saates paar tükki juurde, aga ma annan sulle kiiresti ära, raiska mõned minutid, ma annan ka saate toetajatele väikse eetriaja, aga sulle kingitused ka. Esmalt on mul sulle Roof Terrase kodumaise sellise tütarlapse brändi poolt loodud eeterikõlidel baseeruv küünal. Ma ei tea, kui suur küünla armastas oleb, mul oli valida, kas anda sulle küünal või kodulõhnastes. Ma mõtlesin, et küünal on vist valikus praegu rohkem paremini. Et kui ise ei taha, saad kellelegi kinkida. Aga küünal sulle. Kui keegi tahab, siis roofterras.eu ja kui sa kirjutad märkuste lahtrisse ostukorvis tellimuse hetkel Kris Kala, siis sa saad üllatuskingituse kaasa. Siis mul on pakkuda sulle veel omakorda Mama Kakao, 2 noort tüdrukut, kes toovad siis otse Guatemalast puhast tooršokolaadi, toorkakaod, šokolaadi ja kakao kujul, see on ka sulle, et kui keegi tahab minna vaatama, siis mamakakao.eu on tüdrukute veebiaadress. See on väga populaarne, on ju? Jaa, on tseremoonia värgid, et see kõik see kasvab, eks ole, inimesed väga teaduslikult tüdrukud räägivad, väga kihvti asja teevad, väga maitsed šokolaadid on, nii et anna ka hull. Ühtlasi afrodisiaakum, täna räägime siin palju ka suhetes seksist, nii et afrodisiaakum tõstab ka hormonaalselt oksütotsiini hormooni, armastushormooni ja tekitab iha, nii et tooršokolaad kulub alati ära. Teine pool on mulle sulle siuke väike ankeet, see on siis ärevuse ja krooniliste haiguste puhul ja siis on tervele inimesele sportlasele väike siuke prinditud välja, kuidas manustada. Täida ära. Kuidas manustada, aga tegelikult on mul sulle siin Contamo brändi poolt siuksed 2 pisikest, kokku 240 milliliitrit vedelal kujul tarvitavat magneesiumit, mis on väidetavalt, ma ütlen väidetavalt alati, sest et ma ise ei ole teadusuuringud uurinud, aga tegelikult uuringud näitavad, et see on maailmas täna üks ainukeseid 99% ulatuses imenduvaid magneesiumi vorme. Ta on põhimõtteliselt sama, kui sa läheksid arsti juurde sünn läbi ja siis süstiksid intravenoosnet nende magneesiumi verre, ta on nii tõhus. Nende magneesiumi, mida saad juua veega ja ma ei tea, kui suur raamatus ära kohe paljud neid joos, ei ole eriti hea maitsega, sega pigem veega või mingi smuutisse tilgad sisse. Ja nende poolt 4 raamatut nende poolt sulle enda harimiseks, kui sa tahad. Need kõik võib pärast panna laua alla, ei pea sul siin ees olema, aga ma annan ära, meil on kuidas seljatada kilpnäärme alatalitust, kõik, mida teame naise tervisest, selle võib kinkida kellegele ärevusest vabaks, ehk kuidas magneesium seotud tegelikult ärevuse stressiga ja eraldi magneesiumi raamat. Palun, need on ka sulle. Kui keegi tahab neid endale saada või magneesiumit osta, siis contamo.ee sooduskood podcast annab sulle -8% kõikide tootele. Ja viimane kingitus, Mihkel, siis me läheme edasi sinuga. Viimane kingitus. On veel üks raamat. See on minu sõprade poolt, kes on Million Mindset kirjastusest. Tõlgivad siis klassikuid ja välismaa raamatuid eesti keelde ja üks neist on siis Simon Sineki raamat Piirideta mäng. Nii et kui sul on huvi enda mindseti arendada, siis saad ka seda lugeda ja kui keegi tahab endale miljoni repertuaarist mõnda raamatut soetada, seal on ka minu viimane raamat, siis minge million.ee ja kasuta sooduskoodi Kris Kala ja saad siis sealt ka endale natuke ostukorvilt alla. Vot, selline oli meie saadetoetajate segment. Need võib ilusti laualt siit ära kaotada ja meie jätkame nüüd sinuga ja teemaks on meil siis just nimelt see, et mida oled sina täna siis ütleme 10 või viimase 20 aastaga õppinud armastustest ja suhetest nagu üldistavalt kokku, kui sa peaks mingit taipamisi välja tooma, siis mis oleks see põhiline 1-2 olulist, mida sa tahaks nagu edasi öelda, mis päriselt aitaks kedagi, kes on võib-olla nooremas eas ja alles kogemas või läbimas neid kadalippe, mida sina oled tegelikult kogeda juba saanud? Ma arvan, mis puudutab naisi, ongi see, et mingi hetk nagu kaovad illusioonid ja sellised nagu romantilised vaated nagu ära ja tuleb selline nagu reaalne käsitlus. Naised on, mis nad on, ei maksa nagu niiga palju fantaseerida. Ma ei tea, see kõlab võib-olla karmilt, on ju. Aga kui sa nagu jõuad sellise teadmiseni või nagu rahuni, et siis tegelikult see on väga nagu kainestav. Et laske lahti illusioonidest. Aga see tulebki noorele inimesele seda kogemustega. Aga mis see mõni illusioon oleks näiteks, kui sa mainid illusiooni? Üldiselt see pilt ikkagi, mis maalitakse, on üdini lojaalsed. Ilm nagu eksimatud tegelikult on ju. Et ikkagi nagu sellised haldjad.
ja noh, meesterahvad on, eks ju, siis sead. Privilegeeritud sead, eks ju. Ja kuritarvitavad, petavad, kõik see, mis me kuuleme tegelikult, on ju. Aga noh, naistest üldiselt nagu räägitakse väga hästi. Et aga noh, tegelikult on ju mõlemal head vead, on ju. Absoluutselt, kõik on tegelikult lõpuks inimesed. Just. Aga kui nagu lähtuda sellest, mismoodi meid kajastatakse, siis ikkagi noh, mehi üsna negatiivselt, on ju. Ja võib-olla see pilt natuke nagu mõjutab ka nagu siis noore mehe ootusi naiste suhtes. Ja tekivad teatavad võib-olla ootused ja et aga siis ajapikku, kui sa nagu suudad sellest nii-öelda propagandast üle alla või lahti lasta, siis tuleb siuke mõnus rahu. Kuulates siin ma püüdsin nagu mõelda selle peale, mida mina oskaks nagu soovitada. Mul on täna selja taga üks ja ainukene tõsine suhe. Enne seda oli nagu puberteedias seal 9., 10., 11. klass üksikud suhted, mis kessid aasta ja pool aastat, eks ole, aga neid ei saa nagu nimetada nagu suhteks. Sa olid ikkagi ise veel ala arenenud, sa ei mõtle mitte mingi hälvik, aga mõtled, aju ei arenenud välja alles. Ma ei tea, mis ta on 25. eluaasta tegelikult küpseks, on ju. Enne seda ikkagi oled sa tegelikult teaduslikult oled ikkagi tegelikult see laps, aju on välja arenemata veel inimesele, mis pole ime, et me tegelikult teeme seal 20-aastased mingisid täiesti idiootsuseid, sest me tegelikult ei ole veel välja arenenud. Aga võttes nüüd nagu täiskasvanu elu, siis 12 aastat on ühe sama partneriga selja taga, seal on ka üks laps tekkinud ja teine laps on üle korrusel puuris ja koer siis see pole tekkinud, aga see on võetud enne. Aga mõtlen, mis minu nagu üks suurimaid taipamisi on just see pool, et avatud kommunikatsioon, suhtlemine. Nagu kõige vältimatum osa üldse, mida ma olen otsinud enda suhetes kõikidest varasemalt ka ja selle ma nüüd siin olen saanud ja õnneks, ma ei ütle, mul on nüüd see mingi hookus-pookus naine, aga mul ei ole seda iba. Ma lugesin seda raamatut, 80+ lehte läbi, lappasin niimoodi. Tead, võib-olla ühe leidsin, mis on mingi nurga alt selline, mida ta võib-olla on kasutanud mingis varasemas etapis. Mis oli? Ma ei mäleta isegi enam praegu täpselt, aga see kohe siin algus kuskil. See oli midagi väga süütud, see ei olnud üldse isegi suhetega, mingi armastusega seotud, vaid see oli mingi muu üldse valdkond. Ja ma vaatasingi, mõtlesingi, et issa, mul ei ole seda iba sellise viisil täna olnud ja mul ei ole draamat kui sellist, mida ma mäletan varasemast nagu nooruspõlves, kus oli mingi pseudodraamat, et ma olen solvunud ja vaata, no. Mul ei ole, ma ei koge seda ja mul on nagu nii rahulik kõik olnud siiamaani ja ma ise olen inimesena, mehena ilmselt väga rahulik ka, ma ei ketre ega ei küta üles nii-öelda lambist, et ja vahel juhtub. Kommunikatsioon on see, mis ma ütlen, mis mind tohutult aidan nagu seda suhet nagu mitte hoida, mitte ainult hoida, vaid ka nagu, mitte ka päästa, aga ütleme hoida nagu jätkusuutlikuna üksteist austavalt on see, et lihtsalt aus suhtlemine, midagi on perses, midagi häirib, siis fucking räägi välja nii nagu on. Ja kui siis ei suuda, siis okei, tuleb see mõni päev aega, aga lõpuks ta ikkagi avaneb, et kuidagi luua see vundament või see pinnas mõlemale me saame rääkida avatud kaardidega ilma, et kohe on ju, et see ei jäta endasse ketrama seda või ei teki mingi kohta, kus lõpuks tunnen, et ma ei tahagi rääkida, ma pigem hakkan siis ju valetama juba, nüüd on hilja rääkida. Ei, räägi välja, ja kui tulebki välja hiljem, et sa valetasid või tõesti midagi varjasid, siis ka sellest saab rääkida, ma ei julgenud sulle öelda sellepärast, et mitte mis iganes pseudo muud probleemid on, et kommunikatsioon tooks mina nagu välja. Suurepärane. Mul on hea meel, et sul on siuke ibavaba elu siis ütleme. Veel. Me kunagi ei tea, elu on ikkagi muutev ja elu on muutuda ja inimesed võib muutuda ja äkki mul ka katus sõitma hakkab ise iba ajama, ma ei tea. Kunagi ei tea, jah. Aga 12 aastat ikkagi tundub juba selline päris kõva vundament. Pigem ma loodan. Et see iba oleks ikkagi juba ilmnenud varem võib-olla. Aga nii. No, ma usun, et tal mingisugused väiksed nipid on ju. Kindlasti. Kuidas sulle läheneda, mida võib-olla natukene varjata siin seal on ju. Ja ma ise mehena teen isegi võib-olla rohkem neid, kui niimoodi nagu öelda võib. Meile sinuga rääkisime ka sellest, et see on see solvumismäng on ju. Et keegi ütleb midagi või teeb midagi ja siis naine näeb mind kohe läbi, küsib midagi viga või mis juhtus on, et ma näen midagi näost ära. Ei, kõik on hästi või kõik on normaalne.
sitta ta on normaalne okay. Ma ei taha tegelikult öelda, vaata mingi põhjuse välja ja mitte alati, aga no mingid olukorrad on. Ei no mehed jonnivad ka, come on. Just, muidugi. Ja ma jonnin mõnikord täiega ja siis ma näen tegelikult, et ta nagu perse ta näeb mind läbi, saad aru, ja ma lihtsalt valetan talle näkku, teades, et ma valetan ja ta teab, et ma valetan. Ma mängun seda. Siis teeb mulle ka, et okei. No, lõbusad suhtemängud. Jah, siis teeb okei, et mängi siis, et küll sa lõpuks jälle tuled mu juurde rääkima, ma tean, sa räägid välja lõpuks mulle. Siis mul läheb mingi tund mööda ja siis ma räägin talle. Et aga ta teades, et mul on, on. Teatav jonnimine natuke värskendab ka, on ju. No vahel on lihtsalt jälle, aga sa tee kontrolli, ma ei tee seda meelega, ma nüüd otsustan praegu, nüüd ma jonnin. Kusjuures seda on naiste puhul uuritud, et mingid brain scan'e tehti. Et neid lausa nagu rahustab aeg-ajalt, kui on väike tüli. Ja kui seda ei ole, siis nad kisud seal ülesse. Et see on nagu nende nagu natuke nagu normaalsus. Päris huvitav. Ja sellega nad näevad siis, et mees siiamaani hoolib, ta läks närvi. Ja kui on mingi suke olukord, et täiesti ilus päev ja naine hakkab tüüast kohast äkki midagi kiskuma üles. Ja siis teeskled sa lähed natuke närvi ja siis naine rahuneb maha. Kõik on hästi, ta hoolib ja siis minnakse edasi. See on nagu väga-väga levinud ja suke evolutsioonilises plaanis juba. Siis see kirjutatud selline see on nagu mingi psühholoogilised Hunger Gamesid lihtsalt, et mängidki mänge lihtsalt. See oli mingi viis, ma ei tea siis mingitel iidsetel aegadel kuskil, ma ei tea, hõimu või mis keskkonnas, et näha, et see, kas ta ikkagi läheb nagu veel, kas ta hoiab minu poole. Kinnitus. Kas ma suudan teda veel nagu nii-öelda siis emotsionaalseks teha enda suhtes. Päris huvitav. Siis vastus oli jah, siis naine rahuneb maha. Nii et seda nagu reaalselt uuritud. Päris huvitav. Et naise nagu suke õnn ja rahu on nagu kerge väike aeg-ajatine tüli ka. Nii et